Minu nimi on Tonks Brzezinski. Tervitan teid Unimaki töötoas. Meie ees on vabajärg triloogiale auto ettevalmistamisest, mitte ainult talveks. Esimeses osas keskendusime talvisele miinimumile juhtidele, kes on kohusetundlikud, kuid ei soovi hooldusprobleemidega süritsi tegeleda. Selles osas eeldan juba, et olete veidi entusiastid. Ja mida saab, seda suudate oma autol ise teha. Konkreetsemalt keskendume rataste eemaldamisele ja paigaldamisele, torke saanud rehvi parandamisele ja õige rõhuni pumpamisele. Ja kolmandas osas vaatame, mida Unimax pakub käivitusakude testimiseks ja hooldamiseks. Ratta eemaldamine ja paigaldamine on kasulik näiteks rehvi purunemise korral teel või suve- ja talverehvide vahetamisel. Selles, et on parem omada 2 komplekti rattaid, ei kahtle ilmselt keegi, kuid siiski luban endale meelde tuletada, et rehvidele ei mõju hästi, kui neid 2 korda aastas maha ja peale monteeritakse. Okei, nii et meil on 2 komplekti rattaid, 1 suverehvidega ja teine talverehvidega. Viimase velgede paigaldamise ajal lasime rattad loomulikult tasakaalustada. Soovitan rattad pärast tasakaalustamist pildistada, et meil oleks võrdlus raskuste arvu osas. Kui mõni raskus peaks ära kukkuma, peame rattad uuesti tasakaalustama laskma. Ratta vahetamiseks vajame põhimõtteliselt ainult tungrauda ja võtit. Kõige odavamad on keermestatud vardaga käärtungrauad, kuid nendega töötamine pole eriti mugav. Seega täiustasin vända nii, et seda saaks kinnitada akutrelli külge, mis kiirendab tungrauaga töötamist märkimisväärselt. Käärtungraua eeliseks on lisaks soodsale hinnale ka kompaktsed mõõtmed ja väike kaal. Kuid selle stabiilsus on kehvem. Seetõttu soovitan kasutada suuremat alust, näiteks vastupidavast lineerist. Professionaalses rehvitöökojas kasutatakse enamasti hüdraulilisi tungraudu ja mõni odavam variant on saadaval ka koduseks tõstmiseks. Kui auto kaal on umbes 1,5 tonni, siis teoreetiliselt piisab meile 1 tonni tungrauast, sest me ei tõsta kunagi kogu auto kaalu. Tavaliselt on saadaval hüdraulilised tungrauad, mis tõstavad 1,5 kuni 2 tonni. Seega on meil turvavaru. Tõeliselt raskete sõiduautode, nagu maasturid, off-roadid või suured pick-upid ja kaubikud, puhul on parem kasutada 3 tonni kandevõimega tungrauda. Tungraua valimisel juhindume ka tõsteulatusest. Mõne auto puhul on vaja soetada madala profiiliga tungraud, et üldse auto alla pääseda. Iga tungraud on mõeldud ainult auto maapinnalt tõstmiseks ja seejärel maapinnale langetamiseks. Pärast tõstmist on alati vaja auto kindlustada tugedega, mis hoiavad koormat, kui tungraud peaks ebaõnnestuma või kui sõiduk mingil põhjusel kukub. Teoreetiliselt hoiavad 1,5 tonni kaaluvat autot õhus 4 tugiposti, millest igaühe kandevõime on 400 kilogrammi. Tugede kandevõime 2 tonni on seega rohkem kui piisav. Toed on saadaval paljudes kujundustes. Kokkupandavad õhukeses profileeritud teraspletist on kompaktsed. Alumiiniumi sulamist on aga üsna kerge. Mõlemal tüübil on reguleeritav kõrgus ja postiga kinnitamine tihti abil. Veidi suuremat usaldust äratavad tuged malmist hammaslatiga postid. Neid on lihtsam käsitseda ja samal ajal on need turvalisemad mitte ainult oma robustuse tõttu, vaid ka tänu 2-kordsele kinnitusele. Automaatne riiv tagab esimese turvalisuse taseme, tiht aga teise. Kui kavatseme tõstetud sõiduki all lamada, kasutame alati mõlemad kinnitusetappi või soetame pigem sõidukeerandi. Kui aga tahame rattaid eemaldada, tuleb sõiduk tõsta nii, et need oleksid õhus. Mõne muu hooldustöö jaoks piisab, kui sõita kõrgendatud kohale. Selleks kasutataksegi erinevaid platvorme ja rampe. Mulle jäi silma kokkupandav rampa. Lahtivõetuna saab seda kasutada kergemate masinate, näiteks mootorratta, ATV või aiatööriistade peale ja mahasõiduks. Igal kaldteel on kokku pandud olekus kandevõime 1100 kilogrammi ja lahtivõetuna 340 kilogrammi. Olenemata sellest, kas auto on rampidel või tõstukitel, on vaja see kindlustada ka edasiliikumise või tagasiliikumise vastu. Käik peaks olema sisse lülitatud, seisupidur tõmmatud ja maas olevad rattad peavad olema kiiludega kindlustatud. Liigume siis rataste lahtivõtmise juurde. Kui me vabastame rataste poldid või mutrid tavalise võtmega, peame need lahti keerama enne, kui ratas maas tõstetakse, vastasel juhul hakkab ratas pöörlema. See mure kaob löökruvi keeraja kasutamisel, mida rataste puhul kasutatakse, pigem lahti keeramiseks. Tavaliselt saadaval olevatel löökmutrivõtmetel, olgu need elektrilised või pneumaatilised, puudub kasutada pingutusmomendi reguleerimine. Pingutamisel ei ole meil siis kindlust, kas oleme piisavalt pingutanud. Enamasti ületatakse soovitatud pingutusmoment, mis võib viia keermete kahjustumiseni või halvimal juhul isegi poldi purunemiseni. Ja see võib sõidu ajal kaasa tuua fataalseid tagajärgi.
Põhimõtteliselt võib öelda, et lahti keerata võime millega iganes, kuid pingutamisel peaksime viimases etapis kasutama momentvõtit. Pingutusmomendi suuruse peab määrama autotootja. Kui teame Bolti tugevusklassi, saame kasutada ka normeeritud pingutusmomendi väärtusi. Kui aga kumbagi teada ei saa, siis ei tee me viga, kui pingutame momendiga 110 kuni 120 Newtonmeetrit. Pärast mõne kilomeetri läbimist on hea rataste pingutust veel kord kontrollida. Kindlus on kindlus. Lisaks klassikalisele rätsmomentvõtmele, millel on tõenäoliselt parim hinna ja täpsuse suhe, saame kasutada ka torsioonadapterit rätska ja padruni vahel. Momendi suurust seadistatakse elektrooniliselt ja kui me läheneme seatud väärtusele, kostub katkendlik toon. Selle saavutamisel aga pikem, katkematu toon. Ma tulen löökruvi keerajal juurde tagasi. Konkreetselt sellel tüübil on pingutusmoment kuni 13,500 Newtonmeetri. Ja kuigi sellel on isegi 3-tasandiline pingutusjõu reguleerimine, ei ole meil mingit garantiid täpse pingutuse kohta. Küll aga on see suurepärane lahtikeeramiseks, isegi kui tegemist on ülepingutatud või roostes polkidega. Löögmutri keerajal juurde on hea hankida padrunvõtmed, mis on löökidele kohandatud. Tavalised padrunid võivad aja jooksul kahjustada. Vajame ka võimsamat kompressorit ja kasulik on paindlik spiraalvoolik piisava läbimõõduga. Kasutame seda ka rehvide õhuga pumpamisel. Sel juhul ei saa me hakkama ilma manomeetriga täitepüstolita. Ma tean, et te teate seda, aga siiski tuletan meelde, et täitepüstoliga saab rehvirõhku ka vähendada, lastes õhku välja, selle ventiili kaudu. Rehve suudab täis pumbata ka väike kompressor, mida saame hädaolukorras pagasiruumis kaasas kanda. Kahjuks ei piisa sellest löögmutri keeraja jaoks. Enne uuesti paigaldamist on soovitatav keermed ja istmed puhastada. Palju tõhusam kui hambahari on spetsiaalsete harjade komplekt, mis on kujundatud nii väliste kui ka sisemiste keermete ja polkide peade istmepindade puhastamiseks. Rehviteeninduses pakutakse pneumaatilist puuri, kuid tänu standardsele veerandtollisele kuuskantkinnitusele saab kasutada ka mis tahes puuri, mille pöörlemiskiirus on umbes 18. 100 pööret minutis. Ja lõpuks on mul teile nõuanne lihtsa, kuid väga tõhusa meetodi kohta, torke saanud rehvi parandamiseks. Tegemist on vulkaniseerimisköitega, mis sisestatakse silmuse abil turviseavasse. Puuduseks on see, et tuleb leida defekti koht ja enamasti ka ratas eemaldada. Ja tähelepanu, parandada saab ainult turviseava, mitte rehvi külgseina. Enne pealekandmist on vaja avakalibreerida kaasas oleva tiku abil. See võib tunduda küll jõhker, kuid ilma selle sammuta ei saa me kõik väikesesse avasse. Köis tõmmatakse aplikaatornõela silmusesse, sisestatakse avasse ja nõel tõmmatakse kiire liigutusega. Välja! Üleulatuv osa köiest lõigatakse ära. Pärast täispuhumist saab rehvi kohe kasutada. Eeliseks on kohene ja püsiv remondiefekt, madal hind ja usaldusväärsus. Enne talvehooaja algust ja lõppu ei pea me kohe rehvivahetusjärjekorda minema, vaid saame rehvid ise lihtsalt vahetada, sama kvaliteediga nagu heas teeninduses. Kõikide toodete lingid leiate nagu tavaliselt video all kirjelduses. Kui teile meeldis, palun andke meile like. Ja kui te ei taha järgmist Unimaxi töökoja videot maha magada, klõpsake ka tellimine ja vajadusel veel kellukesele, et saaksite teate kohe, kui uue video üles laadime. Olge tublid ja kohtumiseni peagi Unimaxi töökojas!